Näiteks 100-kilone inimene on võimeline üksnes elustiili muutmisega 10 aasta perspektiivis kaalu langetama 4-5 kilogrammi. Jah, alla võtta võib ta korraga rohkem, kuid need kilod kipuvad tagasi tulema. Ja kokkuvõttes pole elustiili muutmine piisav. Tuleb lihtsalt mööda seda ravi. Mis kuradi jama see on? Kusjuures see on tõsi tegelikult, et 5% inimestest, kes on kunagi kaalu alla võtnud, ei võta seda tagasi juurde ja 95% võtavad siis, hakkavad kaalust tagasi juurde võtma, kui nad on mingi perioodil kaalu kaotanud. Aga see ei tähenda ju seda, et elustiili muutus ei toimi, vaid see tähendab seda, et inimene, kes on hakanud kaalu langetama, on mingi hetk suutnud oma elustiili muuta, aga siis ta on läinud tagasi oma vanade harjumuste peale. Et see jutt, et elustiili muutus ei toimi, sest inimesed võtavad kaalu tagasi, see on ju täiesti jabur. See elustiili muutus toimiks väga hästi, kui sa suudaks neid harjumusi ja kõiki neid teadmisi kasutada, mida sul on vaja selleks, et kaalust alla võtta ja et kaal jääks püsima.